Tere õhtust! Algamas on järjekordne leinakohvik. Mina olen leinanõustaja Meeli Laane ja seda leinakohvikut näed sa nüüd kohe just praegu otseülekandena minu Facebooki lehel ja hiljem ka salvestusena Leinakooli YouTube'i lehel. Miks ma täna siin olen ja mis on tänane fookus? Täna räägin jõuludest, jõulupühadest. Kuidasmoodi leinas olles toime tulla jõuluperioodiga? Mida siin on oluline teada ja kuidasmoodi ka ette valmistada? Ja selleks näitan ma sulle ka paari pilti või paari slaidi, et oleks ka visuaalselt nähtav, et mida siis on oluline jõuluajal teada. Aga kõigepealt, miks on oluline üldse jõulupühadeks ette valmistuda? Või kellel on seda oluline teha just leina vaatenurgast? Sinul, kellel ei ole ühte pereliiget enam, võib-olla esimest aastat kõrval, võib-olla ka juba mitmendat jõulu. Kas sinul on seda oluline kuulata, kes sa oled läbi teinud suurema muutuse sellel aastal? Ja selle aasta jõulud on teistsugused. Olgu selleks muutuseks võib-olla töökoha vahetus või töölt lahkumine, kus tavapäraselt olid jõulude tähistamised ühised. Võib-olla oled sa hoopiski kolinud teise riiki ja nüüd on ka jõulud on hoopis teistmoodi ja teistsugused traditsioonid. Ja mida on oluline jõulude osas teada, et esiteks, kui me räägime näiteks lähedase surma puhul, et kui lähedane on ära surnud, siis võib-olla lähedane võib olla inimene, võib olla ka lemmikloom, võib olla pereringist keegi ja võib olla ka laiemast ringist. Et siis tihtipeale inimesed püüavad mitte üldse mõelda jõulupühadele, et küll kuidagimoodi saab hakkama või parem on, kui ma ei mõtle. Siis tavaliselt on niiviisi, et kas me mõtleme selle peale või mitte, siis tihtipeale jõulupühad muutuvad emotsionaalseks. Ja mida on siis oluline endal lubada, et isegi kui sulle tundub, et kõik on ju justkui nagu täitsa okei, siis ja tunned ikkagi, et nutt on kurgus, et siis on hästi-hästi oluline lubada endal nutta. Nii siis, kui sa tead, mille pärast need pisarad tulevad, kui ka siis, kui võib-olla tundub täitsa ebaloogiline ja täitsa justkui põhjuseta. Et täitsa luba enda emotsioonidel esile tulla. Ja emotsioonidega on niiviisi, et kui sa lubad nendel esile tulla, siis nad ka lähevad. Ja kui luba nendel esile tulla, siis nad kipuvad jääma kehasse ja seal kuhjuma. Ja kui sul on just hiljutine kaotus või selle aasta jooksul toimunud kaotus, et siis on siis hea juba ette teada natukene ja mõelda selle peale. Et võib nii juhtuda, et võib tulla selline nagu emotsioonide karussell. Ja võib ka niiviisi olla, et on väga selliseid erinevaid ja võib-olla ka vastakaid tundeid. Ja jälle kutsun sind täitsa lõdvestuma sellesse ja lubada enda tunda seda, mida sa tunned. Ja mõelda seda, mida sa mõtled. Mida on oluline teha, et eriti kui sa tead, et on tulemas ees sellised tundlikumad pühad ja emotsionaalsemad pühad. Mõtle läbi, millised selle aasta jõulupühad võiksid välja näha. Milline on sinu plaan? Täitsa võtta aeg, pliiats ja paber ja pane täitsa paberi peale kirja. Milline see võiks välja näha? Mis kuupäeva peale sa mõtled, kui pikk see jõulupüha on, mis sa nendel päevadel teed? Kui näiteks on pereliige sinu kõrvalt lahkunud, siis täitsa mõtle läbi ja aruta ka vajadusel teistega läbi, kui sul on peres rohkem liikmeid ja lähedasi. Et kas te räägite sellest inimesest ühise jõululaua taga? Kas te jätate talle koha sinna laua taha vabaks? Kas ta pildid on kuskil lähedal? Leppige need omavahel kokku. Mille pärast see oluline on? Et tihtipeale, kui arvatakse, et ma parem ei mõtle, nii nagu ma alguses ka viitasin,
et siis need reaktsioonid tulevad esile nii või teisiti. Ja pigem on seal juba toetav, kui sa oled ette mõelnud, ette valmistanud, ehk siis ei tule seda teadmatuse üllatust nii suurt ja on lihtsam jõulude ajal niiviisi. Ja toetatum ka, et sa justkui planeerid ette, et kuidasmoodi sa ennast toetad pühade ajal. Ja mida on oluline veel endale meelde tuletada, et võib-olla mõnikord on niiviisi, et surve väljaspoolt ja võib-olla ka pereliikmetelt võib-olla selles suunas, et nüüd me peame tähistama ühel või teisel viisil jõule. Leinas on hästi-hästi oluline kuulata iseennast ja tuletada endale meelde, et sa võid tähistada täpselt nii, nagu sa soovid. Mis iganes su mõttes ka ei ole. Mõnikord leinas on vaja võtta aega endale, iseendaga olemiseks. Mõnikord on jällegi vaja ja oluline olla koos teistega. Ja sina kuula ennast. Mida sa ise soovid ja kuidas sa soovid tähistada? Võib-olla soovid nii, nagu siin pildil on raamatut lugeda, juua mõnusat sooja jooki ja ennast kerda sättida. Või siis vastupidi, kuhugi mujale tähistama minna. Kui on esimesed jõulud ilma olulise lähedase inimeseta, et siis tasub mõelda uue traditsiooni loomisele. Kas see traditsioon on loodud temaga, keda enam kõrval ei ole? Või see on täiesti selline uus ühiselt loodud traditsioon või ainult sinu enda traditsioon? Pühade tähistamise traditsioon. Traditsioonid, rituaalid, rutiin on hästi-hästi oluline meie närvisüsteemile. Ja siin traditsiooni sees võib-olla võivad olla ka sellised kui mälestamise hetked või selline mälestamise traditsioon, mis aitab edasi kanda selle inimese elu, tema mõtteid, tema tarkust, tema mälestusi aastast aastasse. Mida on oluline endale ka lubada, et kui sul tekib kas või selline korraks tekib mõte, et äkki ma vajan toetust või et mul on raske üksinda, ma ei tule praegu toime oma emotsioonidega või oma mõtetega, siis luba endale astuda samm toetuse küsimiseks ja vastuvõtmiseks. Psühholoogias räägitakse sellest, et kõige suurem tugi, psühholoogiline tugi on otsusel. Ma võtan abi vastu, ma võtan ja küsin abi vastu, küsin abi samamoodi. Et selle mõju on sama suur, kui mitte natukene suurem kui see, et sa võtad abi vastu. Nii et astu samm toetuse saamiseks. Mida leina puhul tasub arvestada on see, et kuidagimoodi me ühiskonnana seome leina esiteks ainult surmaga, ka lein tuleb ka lahkuminekust ja muudest muutustest. Ja kui me võtame isegi lähedase surma näite, siis kuidagi fookus on ainult sellel inimesel, keda enam ei ole. Aga kui nüüd korraks mõelda selle peale, et näiteks kui sina oled leinas inimene või kui sinu kõrval on ka toetajad või sinu teised lähedased, siis kaotus on hästi mitu kihti. Kui me räägime ühest inimesest, siis see üks inimene täitis mitmeid erinevaid rolle. Kui me räägime elukaaslasest, siis ta võis olla ka sõber näiteks. Näilatades võiks öelda, et ka töömees, kes tegi kõik sellised töised, ma ei tea, mingid ehitamise asjad ja muud asjad tegi kodus ära. Ta võis olla ka nii-öelda raamatupidaja, kes tegeles kõikide arvete, ma ei tea, maksmisega, organiseeris neid, tal oli väga hea ülevaade selles osas, et siin neid rolle võib veel erinevaid olla. Nii et tegelikult kaotus ei ole mitte üks kaotus, mis on ka juba väga suur kaotus, aga neid kihte on veel ja veel ja veel ja veel, mis kõik mõjutavad leinaga kohanemist või selle kaotusega kohanemise protsessi. Sinna juurde ka rutiinid, kas teil olid mingisugused ühised rutiinid, mida tegite, võib-olla need jõulupühade tähistamise rutiinid ja nüüd, kui teda ei ole, kuidasmoodi see siis tähistada, kõik see valu ja kaotus ja muutus, mis sellega üles tuleb, et nüüd tuleb neid jõule tähistada teistmoodi.
on ka üks kaotuse kiht. Midagi nüüd on teistmoodi, mis ennem oli ühtepidi, aga nüüd enam kunagi ei saa olema sellist viisi. Kutsun olema enda vastu hell. Ja teistel samamoodi, Leena kõrval olles. Mida on oluline ka teadvustada ja täitsa ausalt endale otsa vaadata, on üksi olemise vajadus. Nagu me ennist ütlesin, et ühtepidi on üksi olemise vajadus, Leinas on oluline ja vajalik, et siis märgata seda, mis sinu sees päriselt toimub, mida sa tunned, millised mõtted sul on, mida sa vajad. Lein vajab tähelepanu. Ja teisalt jällegi on oluline ka märgata seda, et ega sa ei eralda ennast teistest. Ja nii kui sa märkad, et sa hakkad eralduma teistest, et sa kuidagi hakkad teistest eemale hoidma, et siis ma kutsun ikkagi tegema seda sammu selle suunas, et olla teistega koos, olla teistega ühenduses. Ja kui mõni inimene on selline võib-olla, kes annab nõu ja tal tekib selline ebameeldiv või ebamugav tunne, tunned kuidagi, et sa ei ole mõistetud ja kuuldud, siis kindlasti on veel olemas inimesi, kes mõistavad ja kuulavad sind ja on sinu jaoks olemas Leinas. Nii et leia endale selline inimene ja võta temaga ühendust, et sa ei jääks üksi. Need olid sellised peamised soovitused selle kohta, kuidas moodi ennast pühade ajal toetada ja millega arvestada. Mul on siin olemas ka üks selline töövihik, et sa võid ka hiljem minu käest täitsa küsida, ma võin sulle selle ka saata. Mida ma soovitan teha, kas siis jõuludele eelnevalt või siis jõulude ajal, eriti kui tegemist on sellise alla aastase kaotusega. Psühholoogias soovitatakse kirjutada kiri. See on selline terapeutiline sellele inimesele, keda enam ei ole. Ja võib-olla ka miks ka mitte lemmikloomale. Tihtipeale suhe lemmikloomaga on ka väga lähedane. Ja siis on oluline ka, et mõtted ja tunded kirja panna, mis temaga seonduvalt esile tulevad ka pühade ajal. Ja täitsa kutsun sind võtma enda kõrvale paberi ja pastaka. Annan sulle täitsa natukene aega selleks. Ja ma ütlen sulle lause algused ette. Ja sina kirjuta siis terve täispikk lause, ise lõpetad lause, kirjuta paberi peale. Ja täitsa märka, mis tunded ja mõtted sinu sees esile tulevad. Leina teema nagu ikka võib olla emotsionaalne. Nii et ma täitsa kutsun sind ka vahepeal oma hingamist märkama. Et sa hingad rahulikult sügavalt sisse ja välja. Ja kui sa tunned, et on vaja pausi teha, siis lihtsalt võtadki ja teedki pausi. Salvestust on võimalik tagantjärele vaadata, et siis sa saad tulla vaadata pausi peale ka video panna ja siis jälle tagasi tulla. Aga jällegi ole endaga hell. Ja esimene lause, mille ma palun sul kirja panna, on siis kirja algus. Sa kirjutad sellele inimesele, kui me räägime inimesest või miks mitte ka lemmikloomast, keda enam ei ole. Kirja algus on nagu ikka, tere. Paned sinna juurde tema nime, võib-olla sul oli mingisugune hellitusnimi oli tema kohta. Ja alustad. Kallis ja lisad nime. Sel aastal on minu, kas siis esimene või mitmes jõul see on, sinuta. Lihtsalt kirjutad selle lause välja. Mõnikord võib olla raske seda välja kirjutada, eriti kui on värske kaotus. Jällegi luba endal pausa. Mille pärast see oluline on, et see aitab tunnistada seda, et nüüd on teistmoodi. Ja tunnistamine võib olla keeruline. Kui võib-olla sul on juba ka mitmes aasta ilma temata ja võib-olla on seda täitsa okei kirjutada.
Ja nüüd järgmine lause. See mõte toob minus esile. Ja kirjelda, millised tunded või tajusid see sinus esile toob või mõtteid. Et sa võta hetk iseenda jaoks, mis su sees toimub. Ja püüa olla nii aus kui vähekenegi võimalik. Ja ka aktsepteeriv. Et see selline hinnanguvaba. Kõik tunded ja tajud ja mõtted, mis sul esile tulevad, et need on kõik vastu võetud ja vajalikud ja loomulikud. Ja kui sul see lause on ära kirjutatud, siis tuleb järgmine lause. Ja nüüd mõtle selle peale, et kuidas sa tahaksid ennast tunda selle aasta jõuludel. Ja pane see kirja. Annan sulle jälle lause alguse. Sel jõulul soovin end tunda. Ja lõpeta lause. Ja jälle püüa olla aus. Mõnikord on leinas niiviisi, et ma tahaks tegelikult rõõmu tunda. Ma tahaks naeratada, aga mul on selline tunne, et nagu ma ei tohi seda teha. Ja ma siis ei luba endale teha rõõmu tunda. Siis täitsa mõtle selle peale, et aga kui ma päriselt tahan rõõmu tunda võib-olla väikestest asjadest või sellest jõulupäevast, et ma ka luban endal seda tunda. Ja järgmise lausena pane kirja, et see mõte toob minus esile. Ja kirjelda ära, milliseid tundeid, tajusid, muid mõtteid see esile toob. Ja jälle võimalikult ausalt. Mõnikord on ka leinas niiviisi, et inimene mõtleb, et aga ma ei tohigi ennast hästi tunda. Võib-olla ka karistatakse. Nii valus kaotus oli. Ja võib ka tulla, võivad tulla kerguse tunne, võib tulla kurbuse tunne, võib tulla pisarad. Täitsa lihtsalt märka, võib-olla ka rõõmutunne, mis sinu sees esile tuleb. Ja pane kirja. Kirjutamine on üks oluline viis, et kõik see, mis sinu sees toimub, et sa saaksid selle välja öelda. Saaksid oma keha seest, oma süsteemist välja selle. Ta ei jääks sulle kuhugi sinna kehasse. Ja nüüd järgmise lausena ütlen sulle ette, siis kordan, saad kirja panna. Et ma teen samme, et liikuda selles suunas, nagu ma tahan tunda ennast selle jõuluajal. Ja nüüd pane kirja veel sinna juurde, millised mälestused sul on teie ühistest jõuludest. Ja lause algus on siis selline, meie ühistest jõuludest mäletan ma. Vaata, mis on su esimene mälestus, mis tuleb esile ja pane see kirja. Ka need mälestused mõnikord võivad olla väga valusad, võib ka niiviisi leinas olla, et nende peale on väga raske mõelda, kui mitte võimatu. Jälle kuula ennast, märka, mida sa tajud ja kuidas moodi sa ennast toetada saad. Ja nii nagu iga harjutusega, kui sa tunned, et sa ei ole võimeline seda tegema, siis lihtsalt tee paus ja see on ka väga okei. Ja mõnikord tulevad mälestused väga kiiresti ja kohe sellise hea tundega tulevad meelde. Et neid on tore kirja panna. Ja nüüd järgmised laused. Aga jaoks on need ka kirja panna. Ma loen sulle ette. Saan aru, et sellisel viisil, nagu kogesin jõule sinuga, ei kogema enam neid kunagi. Ja kui vaja, siis kasuta oma sõnu või oma lause ehitus selleks. Nüüd on järgmine lause. Nüüd on jõulud teistsugused. Võib-olla emotsionaalselt hästi keeruline seda kirjutada ja võib-olla ka täitsa loomulik seda kirjutada. Sina lihtsalt märka ennast.
ja võtta vastu need tunded ja tajud, mis sinu sees on. Ja ütlen sulle järgmise lause. Meie ühistest jõuludest saan kaasa võtta järgmised traditsioonid. Ja kirjelda need tegevused või külastused või muusika kuulamine või mis iganes te koos tegite, mida sa saad nüüd ka teha. Mis on see traditsioon, mida sa saad jätkata, kui sa seda soovid muidugi. Kas või sellistest lihtsamatest, et näiteks jõuluturul käimine, et nüüd on ka võimalik käia ja seda traditsiooni jätkata. Ja kui sa oled selle ära kirjutanud, siis annan sulle järgmise lause alguse. Peale kirjutamist tunnen ma nüüd ja lõpeta lause. Mis tunded sind valdavad? Mis mõtted sul tulevad? Millised olid need mõtted ja tunded siis, kui sa kirjutasid ja mida sa tunned nüüd? Nagu sa märkad, ma räägin väga palju tunnetest. Leina on emotsionaalne. Et tihtipeale inimesed küll püüavad leina ratsionaliseerida ja ära põhjendada, aga kahjuks sellest jääb väheks. Lein on puhtalt emotsionaalne protsess, kaotusega kohanemise protsess. Annan sulle järgmised laused. Esimene lause. Sel aastal on jõulud teistsugused. Vaata, mis tunne seda on kirjutada. Kas sa aktsepteerid seda või tekib seal mingisugune emotsioon, võib-olla ka tõrge, märka. Ja kui tuleb emotsioon või tõrge, siis sa võid sellega välja kirjutada lihtsalt. Anna talle nimi. Ja annan sulle järgmise lause. Uus traditsioon, mida loon sel aastal on. Ja pane kirja see, mida sa sellel aastal teistmoodi teed. Võib-olla soovid hoopiski looduses olla, võib-olla soovid ennast küünlavalgel kerra keerata või hoopiski midagi muud. Pane see kirja. Soovitan sulle ka siin mõningaid tegevusi, mis see võiks olla. Näiteks küünla süütamine tema mälestuseks. Kas siis kodus või külas olles või siis ka surma ajal hauaplatsil. Võib-olla on mingisugused tegevused, mis austavad või väljendavad austust tema elu ees ja tema mälestamiseks. Ja võib-olla ka mingisugune lemmikfilm, mida te koos vaatasite või mis talle väga meeldis, mida sa nüüd saad vaadata või lemmikmuusikat kuulata. Aga ütlen järgmise lause. Kui sa jõudnud lõpuni kirjutada, siis varsti on see salvestus YouTube'is üleval, siis saad üle vaadata. Järgmine lause. Ja palun sul kirja panna täies pikkuses ja lõpetada. Mälestan sind ja tähistan sinu elu selle aasta jõuludel. Ja pane sinna juurde, kuidas moodi sa mälestad. Palun sul järgmise lause kirja panna. Soovitan sul selle kirja panna ja siis sa võid sinna juurde kirjutada, et mis tunded sind valdasid sellel hetkel, kui sa kirja panid. Võib-olla tuleb ka vastuseis või võib-olla on see hästi loomulik ja normaalne. Lause on siis selline. Ka sügavas leinas peale suurt kaotust annan endale loa tunda rõõmu ja naerda. Kirjuta see välja.
ja annan sulle järgmise lause. Luban endal kogeda leina sinu lahkumisest ja rõõmu meie ühistest hetkedest ja sinu elust. Pane see ka kirja. Isegi kui natukene on raske seda kirjutada. Pane ikka kirja. See on samm selle suunas liikumiseks. Ja kokkuvõttes, mis aitab toetada jõulupühadega toimetulekut leinas, on plaani loomine. See toetab sul sedasama toimetulekut. See ei tähenda seda, et sa pead seda plaani nüüd järgima, et nüüd sa oled plaani teinud ja nüüd tuleb kõik täpselt plaani järgi teha. Põhirõhk on ettevalmistamisel, et sa juba psühholoogiliselt valmistad ennast ette, juba mõtled läbi, juba kujutad ennast ette sellesse jõulupühade perioodi. Ja mis siis toimub meil on see, et muidu on teadmatus, ma ei tea, kuidas muidu ma toime tulen, ma ei tea, millised need pühad võiksid olla, pole midagi läbi mõelnud. Ja teadmatus toob ärevust. Leinas on väga palju ärevust tihtipeale ja siis seesama teadmatus veel toodab seda juurde. Aga kui sa läbi mõtestad selle lood plaani, siis teadmatusest tulenev ärevus väheneb ja on oluliselt kindlam jõulupühade ajal olla ettevalmistunud. Ja mis on ka oluline, on lubada endal osaleda jõuluüritustel, siis kui sa oled võimeline ja valmis seal olema ja vajadusel lubada ka endal loobuda. Ja võib ka niiviisi teha, et kui on mõni jõuluüritus, kus sulle tundub, et sa võiksid täitsa minna, aga sa ei tea, kui pikalt sa jaksad seal olla. Või kui seal koha peal näiteks selgub, et tegelikult on natuke raske olla seal teiste inimestega koos, siis on sul õigus ja luba ka sellelt ürituselt ära tulla. Jälle, mis on siis oluline, et sa ühtepidi ei paneks ennast sellist sundolukorda, et igal pool on see valikuvõimalus sul olemas ja sa annad endale loa. Ja samas austad ka enda toimetuleku piire. Mõnikord võib leinas niiviisi olla, et võib-olla kas siis on müratundlikkus näiteks suurem, võib-olla hästi tore on jõuluüritusel olla ja võib-olla avastad koha peale, et tegelikult mul on ikka päris raske. Et siis sa saad ära tulla sealt. Ja mis on siis kolmas lubadus või lause on siis enese toetamine. Kas siis jalutuskäiguga, telefonivestlusega, osaled võib-olla mõnes tugigrupis, joonistad, kirjutad. Joonistamise asemel on ka võimalik kritseldada, tohutult hästi töötab. Emotsioone saab välja kritseldada ja lubada omal emotsioone tunda. Ääretult oluline. Aga sellega mul ongi sinuga jagatud peamised olulised võtmed, mis aitavad pühadega toime tulla leinas ja ka siis selline väike praktiline harjutus, mis aitab vastu võtta ja aktsepteerida, et nüüd on teistmoodi. Ja see võib olla emotsionaalne protsess ja võib olla ka mitte. Aga soovin, et sa oleksid jõulupühade ajal toetatud, hoitud ennekõike iseenda poolt ja kui tunned vähekenegi, et sa vajad tuge ka väljaspoolt, et siis julgustan sind seda sammu tegema ja küsima seda tuge. Aga rahu sinu südamesse ja kohtume Leina kohvikus jaanuaris.